Need liikuvsuurtükid Caesar on kaitseväe kasutuses olnud paar kuud ning täna oli pidulik päev, kus need võimsad masinad said oma esimesed tuleristsed. No mis relv on Caesari suurtükk? Pärit on Prantsusmaalt. Meie sõlmisime lepingu eelmine aasta vahetult enne jaanipäeva ja esimesed relvad olid selle aasta alguses kohal. Liikursuurtükk ratastel. Kuivõrd hästi sobilik ta Eesti oludesse just selline masin on ja miks võib-olla siis just sellised masinad? Kui me räägime nagu maastiku läbivusest, siis kindlasti maastiku läbivuse mõistes meie praegused suurtükid K9 on loomulikult paremad. Nende maastiku läbivus on tunduvalt parem ja nad ongi tegelikult disainitud maastikul hakkama saada. Küll aga selline suurtükk, mis meil siin selja taga on, ratasplatvorm, annab meile kogu Eesti mõistes annab meile paindlikkust juurde. Kui meil on vaja suurtüki üksusid liigutada punktist A punkti B, siis lahinguväli võib olla kogu Eesti nii-öelda piires. Kas võib öelda, et tegemist on siis nii-öelda väga kiiresti liigutatavate ja väga surmava tulejõuga masinatega? See ongi nende tugevus ja see oligi see argument, et miks meil just seda tüüpi nagu suurtükki on juurde vaja, miks me ei ostnud juurde täiendava nii-öelda koguse K9-id. Kaitseväelased käisid esimest korda laskmas Caesaritega, et no mis muljed on? No muljed on ägedad, et ajateenija rollist, et ise ka seda kõike läbi teha on ikka kunagi sellist kogemust, ma arvan, et enam uuesti ei saa. Et see on ikka paneb närvikõdine peale või? No kirjelda seda, kuivõrd vinge relvaga siis tegemist on? On ikka, ma ei oska isegi sõnadesse panna, et tegelikult on ikka vinge relvaga, et see 55-milline raud, mis seal peal on ikka, teeb ikka suure paugu. Selles mõttes, et ise ka seal kõrval kohe olla on, kui see pauk siis käib, on ikka midagi muud. On see nüüd siis nii-öelda täppisrelv? Tõesti, et võib öelda, et tegemist on 21. sajandi relvaga, ehk siis relv, mis laseb täpselt ja kaugele. See ei ole vist mitte üks raas tavaline, et kui relv tellitakse, ta jõuab nii kiiresti kohale ja kohe ka kasutusse. Jah, selles mõttes me oleme üsna ainulaadses olukorras ja põhjuseid selleks on mitu. Et nimelt, et sama meeskond, kes oli seotud siis K9 nii-öelda kodustamisega, väljaõppe ja maale toomisega suures mahus osales ka Caesari projektis. Ja tänu sellele, et meil oli sama meeskond, me teadsime, mis meid ees ootab. Ja see, et me oleme täna siin ja need relvad juba lasevad nii kiiresti, see on puhtalt olnud meeskonnatöö suurtükiväes.